rääkis kannelt, sest see on teises ilmasõjas invaliidiks jäänud mehel maalimise kõrval ainus meelelahutus ses sinatses maailmas. Suitsu ta ei tee, viina pole eluski joonud ja televiisor andis siin majas otsad juba Vene ajal. Tallinnas pole Adelbert peale sõda enam käinud. Ei ole jah, mis ma siin näis lähe. Ei ole käinud jah. No uudisimu ka ei ole, et nüüd see näütus on seal avatu, et lähes kaesse, et mis inimese ütles. Kus sa sinna lähed minema? Sõit on ka kallis ja... Aga muidu lähes? Mis? Ei tahasi minna küll, mis ma sinna näin. Kutsusite te ka Adelberti siia näituse avamisele? No ikka mitu korda. Lubasime kõik, et toome kohale ja viime ära ja ka ei. Ta ei võtnud kuuldagi, tema ei tahtnud kuuldagi, et ta tuleb siia. On ju teie näitus ju? Ei, no toda küll, jah. No. Küll. Kas Adelbert Juks on kunstnik? No kindlasti on ta kunstnik. Juba see, et ta siin kunstigaleriis on, näitab seda, et ta on kunstnik. Kui ta on siin esimest korda, kas varasemad 50 aastat ta ei ole olnud kunstnik? Muidugi on, aga ütleme, praegune aeg on teinud lihtsalt võimalikuks näidata sellist kunsti kunstigaleriis. Et varem nagu peeti ikkagi kunstiks neid inimesi, kes on õppinud, aga nüüd on need kunstipiirid on lihtsalt muutunud avaramaks ja saab nagu näidata kõike, mis on hea. Sigrid Saarep on kunstiringkondades tuntud kui Eesti outsider-kunstnike suurim ekspert ja toetaja. Vähemalt sama kõrgelt kui Adelberti lõuendeid, hindab asjatundjaga Himmaste külamehe koduseinu katvaid maalinguid. Juba ait on iseenesest väljast kiht. Vaadake seda vikerkaarekujulist ornamenti seal kahe sinise ukse keskel ja kas või seda vana Toomast seal katusel tuult näitamas. Aga vaatame maja ennast. Ja see on siis maja välisuks. Koduuks peabki olema rõõmsates toonides, et oleks hea meel koju tulla. Ja kui te vaatate neid roose siin, siis tuju läheb heaks. Nii, ja koduukses seispool on kujutatud suusatajaid talvises metsas. Ning alumises ääres selline uhke talvine maastik. Esikuukse peal on sinised ja lillad, võeti küll valged ja lillad, sirelid ja allpool kevadine kasesalu, mis loob ka hea ja kerge meeleolu. Uks avaneb kööki. Ja köögiukse peal rasvatihased, sümboliseerimas jõukust ja mõnusat olemist. See on seal kunstniku vend istumas ja suitsu tegemas, aga lisaks tihastele on köögiukse küljes veel 2 maali. Need on maastikud keskmisel ja alumisel tahvlil. Aga tõeline maiuspala on köögis sahvrikapp. Siin on hoitud toitu ja tuhanded inimesed on näljas oma tuhandete kätega seda kappi avanud. Ja see tegevus ning need aastad on loonud sellest kappist ka omaette kunstiteose. Ma kujutan ette, et kui minu kunstnikust sõber Mati Kütt seda näeks, siis ta ei oskaks oma vaimustust väljendadagi või oskaks seda veel vähem, kui mina oskan seda teha. Aga see on elu looming. See faktuur on absoluutselt omalaadne ja võib öelda, et see on elukunst. Samamoodi nagu on elukunst kas või see laud, mis samuti on kujundatud aja ja inimeste poolt. Või need trepi astmed, mille kohal kõrgub uks, kuhu inimene oma tagasihoidlike pintslilöökidega on jätnud samuti oma arusaama ilust ja elust. Ja see on köögiuks toa poolt vaadatuna. Sellised pääsukesed ja roosid. Aga siin toas tahaksin teie tähelepanu juhtida eelkõige laele, nendele ornamentidele seal. Ja mõni inimene võib muidugi öelda, et see ei ole mingisugune Sixtuse kabel, et mida siin nii väga vaadata. Aga see ei olegi Sixtuse kabel ja sellepärast need asjad sobivad siia paremini kui Sixtuse kabelisse ja vastupidi. Ja see muusika, mis siin mängib, ei ole samuti orelimuusika. See on kandlemuusika, mis sobib siia ja selle ukse taga mängib kunstniku härra ise. Mõni võib küll öelda, et mis kujundid need on, et see on ju naivism, aga see ongi naivism. Ja pange tähele, kõik need asjad sobivad stiilselt, suurepäraselt üksteisega kokku. Aga siin selles toas, kus härra Juks mängib oma tehtud kannet, on üks tõeline taies ja see on see kapp. Kui te vaatate seda lähemalt, siis see on ilus kapp. Ning kui keegi küsiks minu kui tunnustamata kunstieksperdi käest, et palju selline kapp võiks maksta, siis ma ütleksin, see kapp on hindamatu.
kuidas tõsine kunstikriitik ja asjatundja hindab härra Juksi kodumaja, neid maalinguid? Ikka hästi. Ühelt poolt on ta nagu selline tõeline ehtne rahvakunst, et mis ei ole kaotanud oma sidet, ütleme, selle minevikuga ja samas on ta siis selline kaasaegne rahvakunst, et mis on nagu elus rahvakunst, et ta ei ole kuskile kadunud. Ja see on haruldane. Lisaks toaseintele kaunistas Adelbert oma aktiivsel loomeperioodil ka mesitarud aias. Tuuled ja vihmad on need ornamendid kustutanud. Kaunistused aidauksel on aga õnneks säilinud. No ütleme, kui keegi tahas seda aidaust ära osta. Ma ei saa me rääkida. No aga kui ütles, et nii, härra Juks, palju raha maksab? Ma maksan. 1000 krooniga läheks ära. Ei, ma ei saa ust saatina. No 5000-ga. Ei. 10 000-ga. Ei myy ust, ma küll milgi juhul osta ust saatina nüüd praegu saa ette. Ai, kõik on nii kallis värk on praegust elu. Elu on väga kallis. Kas keegi kujutab ka ette, mida seda maja reaalselt, milline tulevik võiks oodata? Kas need uksed ühel päeval lihtsalt tõstetakse maha ja tõstetakse kuhugile muuseumisse või mis saab? No, tähendab, ideaalne oleks, kui see koht tehakse korda, see katus tehakse korda ja võib-olla see maja jääkski sellisena, nagu ta on, ütleme, et parandada muidugi need katkised kohad ära ja minu silmis oleks see ideaalne, sest see on nagu kõige loomulikum, et kui sa hakkad asju kuskile teise kohta viima, siis sa nagu rebid nad omast kontekstist välja. Raske öelda, kas 76-aastasel Adelbertil ja tema arstide süül kurdiks jäänud vennal katuse parandamiseks enam viitsimist jagub, rahast rääkimata. Näituselgi rippuvatest lõuenditest on mõned kaetud maaliga mõlemalt poolt, kokkuhoiu mõttes. Aga palju te praegu maalite? Ma praegust ei ole näinud enne midagi, ei ole lõuendid ka enam, neid raame tähendas ei ole. Sai juba kõik tävist jätkus nii palju kui olda. 10 tükki olla. Jah, siin galeris tegelikult on osad tema pildid on isegi müügis ja kui siis raha tuleb juurde, siis saab osta Juksile lõuendid ja värve, kui ta tõesti soovib, aga teine asi on ka nüüd see, et neid asju on ta tegelikult teinud ju rohkem nagu enda lõbuks ja ütleme, et kui sellised inimesed hakkavad tegema pilte müügiks, siis võib-olla veidi nad kaotavad midagi ära, sest oma nagu sellest ideaalis või niimoodi neid asju on tehtud nagu lihtsalt tegemise enda pärast, mitte müümise pärast, et seal võib natukene võib-olla viltu minna. Kas see tähendab, et selliseid loojaid me peaksimegi hoidma viletsuses ja tundmatuses, et toetusega kogemata mitte kustutada ausõilsat loomeleeki? Kui neile nüüd toetust anda, siis pigem selle katuse parandamiseks, mitte tellida neilt rohkem pilte, ma arvan. Et abi nad küll vajaksid, sellepärast, et tegelikult on ju väärtus inimene, mitte see, mis tema ümber on, ütleme, et tegelikult on see Juks ju väärtus ja see, et sellist asja on nagu loonud, siis tuleks nagu teda kuidagi selle eest premeerida pigem.